järgmine teema, kust saada raha. Mul on hea idee ja nüüd peaks hakkama tegema. Esimene ja kõige lihtsam raha saamise viis on tee ise tasuta tööd. Nii, võib-olla leiad veel kellegi, mis siis on? Järgmiseks on sul vaja keda? Sul on vaja evangeliste. Inimesi, kes usuvad sinu ideesse, sul on vaja missionäre. Inimesi, kes usuvad sellesse pühasse üritusse ja kes on nõus tegema tasuta tööd. Vähemasti mingisuguse aja. Ehk nad on nõus täna pingutama tulevaste tulude nimel. Ja selles mõttes sellega alati sul on nagu 2 strateegiat. Kas ma pingutan täna ja tasu saan tulevikus, loobun täna rohkem tulevaste tulude nimel ja see ongi ettevõtluse mõte. Panna midagi mängu, antud hetkel, millega sa riskid. Sa riskid oma vaba ajaga, selleks, et tulevikus midagi teenida. Muide, hästi oluline koht on mõelda, kuidas konkreetselt ma tulevikus teenin. Kas ma hakkan saama kõrget palka või ma hakkan saama kõrget dividende või ma ajan ma ettevõtte vägevaks ja müün ära. Ehk siis see on üks asi, mida ma soovitan raha peale mõeldes endale kohe selgeks teha. Kus kohal täpselt mina kavatsen saada tulevase tulu? Kas ma hakkan aastal 3 endale maksma minget palka või saama mingeid dividende või müün selle Google'ile? Niisiis, aga 2 esimest finantseerimise allikat on tasuta töö. Siis tulevad järgmised, kust raha saada. Põhiline allikas, kus kohalt ettevõtjad oma raha saavad, nimetatakse 3 F-i fond. Mis need on? Fools, friends and family. Küsite ema, isa käest, venna käest, õdede käest, laste käest ilmselt veel ei küsi, neid veel suhteliselt vähe. Küsite sõprade käest ja küsite hullude käest. Fools tegelikult on need samad inimesed, kes on piisavalt hullud, et uskuda teie ideesse ja on nõus teile raha kas andma, laenama või tulema osanikuks. Panevad raha sisse, ütlevad, et tagasi maksma ei pea, aga ma tahan saada dividende. Või annavad sulle laenu, ütlevad, et saad aastaks selle raha, hakkad aasta pärast teenima, maksad mulle tagasi. Või ütlevad, et okei, sota saad niisama, teise 100 000 ma panen sinna sisse osakutena, 3. 100 000 ma laenan sulle. Edasi, kui need on juba oma raha ära andnud, no siis tulevad igasugused investorid. Investorid ja pangad. Aga sellest räägivad teile juba teised.